Nii, tere! Ja jätkame oma vahvat raamatupidamisblokki. Ja uskuge mind, see on viimane sihuke teoreetiline teie jaoks võib-olla rohkem. Et edasi on natukene rohkem sihukest võib-olla igapäevasemat ja juhi jaoks rohkem sellist nagu suhestumist. Need viimased 3 loengut on väga praktilised, mis meil tulevad, ongi maksudest ja deklareerimisest ja kuidas sa saad teha ja kuidas reaalselt, mis toimingud sa pead raamatupidamises ära tegema. Nii et teeme kiiresti selle viimase teoreetilise ploki ära, kohustused ja omakapital on selle nimi 6-7 ja võta ka õppematerjal lahti, see on siuke vahva õppematerjal. Miks selline? Sellepärast, et nii on lihtsalt, et kohustuste ja omakapitali suhtes on suhteliselt vähe infot patud ja samas on siuke valdkond, keegi ei tegele sellega nii väga, sest et raamatupidajate jaoks on ta lihtsalt üks bilansi osa, mis tuleb ära kajastada ja nii edasi. Omakapitali osad täpselt samamoodi seal, aga seal on väga palju ka juriidikat ja juristide jaoks on see raamatupidajate rida. Nii et seal on väga palju nüansse. Just omakapitalist ma räägin, et see kohustuste pool, see on nii ja naa, et see on inimestele arusaadav. Aga just see omakapitali pool, see võib-olla tahab nagu keerulistemal juhtudel ikkagi nagu spetsialisti abi. Ja bilanss on siis meil jutuks on ju, mis numbriga bilansikontod algasid. Need on meil passiva kontod. Need siis algasid 2-ga, on ju. Nii. 2-ga algasid need bilansi ja kohustuse kontod. Ja aktiva ja passiva peavad olema tasakaalus ja kohustuste ja varade vahel see tasakaalu keeleks ongi siis see omakapital. Ja siis kasum ja eelmiste perioodide jaotumata kasum. Et see annab nagu sellise hea ülevaate, et kui palju on kohustusi ja kui palju on tegelikult ka mõnes mõttes nagu varasid ettevõttel. Nii, aga hakkame minema. Esimene ongi lühiajaline pangalaen. Põhimõtteliselt siia läheb, kohustused jagunevadki pikaajaliseks või lühiajalisteks. Lühiajaline on siis konkreetsel majandusaasta jooksul tõenäoliselt makstakse see asi tagasi, on lühiajaline. Kui ta reaalselt on pikaajaline, siis see tagasimakse liigub üle aasta. Et sa selle järgi saadki otsustada, kuhu ta sul bilansis läheb. Lühiajalist arvelduskrediiti tavaliselt seda ei kasutata mikrode puhul. Lühiajaline laen omanikult on üks põhiline alguses. Et nagu ma olen varem rääkinud, siis omanik võib alati oma ettevõtet toetada laenuga ja sellel ei pea olema intress peal. Kui soovid, siis võib panna, aga jälgi, et see oleks turuintress, mitte rohkem. Ja siia lähevadki need laenumaksed, et oletame, et sa järsku pangakontole, see on siuke nagu tavaline olukord, järsku pangakontole tekib 1000 eurot. Ja ma näen, et pangakontole on see pandud kuskilt automaadist kassa nagu rahana sisse, sularahana sisse. Ja siis, kui ma võtan selle ettevõtte kassa ette, vaatan, et seal küll 1000 eurot kuskilt ei ole. Et raamatupidamise järgi nagu ei ole seda 1000 eurot kuskil ettevõttesse tulnud sisse. Kassas ei ole nii palju raha, kus see raha tuli sinna pangakontole. Siis arvatavasti ongi tegemist omaniku laenuga. Et või siis omanik võib ka oma kontolt teha ülekande, et omaniku laenulepinguga see. Palun vormistage ikkagi üldiselt mingid dokumendid sinna juurde. See omaniku laen võib ka olla nii, et sa oled andnud sularahas. Aasta lõikes siis on näha, palju see omaniku laen on.
et miks kasutatakse sellist strateegiat? Ta antakse omanikuna laenu, mitte mingeid muid lahendusi. Ongi see, et siis sa saad seda omaniku laenu hiljem tagasi. Siin on samas need nagu nüansid, mis tegelikult muutuvad oluliseks siis, kui sa hakkad eraisikuna ise laenu küsima. Et siis väga täpselt ju küsitaksegi sinu käest, kus see raha on tulnud, kuhu see läinud on ja järjest rohkem just vaadatakse seda rahapesu aspekti ja musta raha, nii-öelda ümbrikupalkasid ja asju, et väga täpselt tegelikult küsitakse, kui sa hakkad eraisikuna laenu võtma, et kus sa selle raha saanud oled. Et kui vanaema on andnud, siis vaadatakse ka vanaema otsa nii-öelda. Et see on jälle põhjendamise ja kaine mõistuse küsimus. Nii, pikaajalise laenu ja tagasimakse järgmisel perioodil, siis need ongi siin põhimõtteliselt liisingulepingud, pikaajalised laenud, et mis jagunevadki pikaajaliseks osaks ja lühiajaliseks osaks, mis makstakse maksegraafiku järgi tagasi. Ja võlatarnijatel on üks põhilisemaid. Siia siis tuleb see kohustus, sul tekib ju kohustus tarnijatele ära maksta. See, kas sa maksad seda kassast või siis panga ülekandega või siis oma isiklikust rahast, see ei oma tähtsust, kohustusena ta tuleb hetkeks kasvõi ikkagi sealt kontolt läbi. Isegi kui sa maksad seda sularahas. See on see raamatupidamise kandevõlu, et kogu aeg on kahekordne kirjendamine ja põhimõtteliselt kõik ostuarved käivad sealt võlatarnijatelt läbi. Siis alguses kreedit poolel ja siis debet poolel, kui sa tasud ära. Siis ta läheb debet poolelt ja võetakse kas siis pangast kreeditist maha või siis sularahast maha või tekib hoopis uus nõue aruandva isiku vastu. Palgavõlg täpselt samamoodi. Kõik palgaga seotud asjad käivad korraks siit kontolt läbi. Olenemata, kas sa maksad inimesele sulas, selle pealt maksad riigile nii-öelda makse või siis maksad ülekandega, korra käib see palgavõlg. Ja jäta meelde, aasta lõpus, kui su palgapäev on järgmisel kuul, et näiteks juunikuu palga sa saad juulikuus, juunikuus teed tööd kõvasti ja juulikuu alguses tuleb palk üle, siis alati aasta lõpus on siin palgavõlg üleval. Sellepärast, et see on arvestuslik võlg, et sa oled oma töötajatele võlgu, kuna nad on töö juba põhimõtteliselt 31. detsembri seisuga juba ära teinud, sa oled ära arvestanud selle, aga väljamakse tuleb alles jaanuaris. Et need on ühed põhilised kontod kohustuste poole pealt. Ja kinnipeetud elatis siis ongi kohtutäituri kaudu enamasti või siis kinnipeetud trahvid täpselt samamoodi. Et need on palgaprogrammis võimalik lisada sinna ja kinnipidamiste alla, et oleneb, mis kohtutäituri nõue sul on tulnud. Kas sinu enda kohta, ma loodan, et mitte, aga mõne töötaja kohta kohtutäituri nõudeid tuleb. Ja nad annavad ka tegelikult kohtutäiturid, annavad ka juhise, kuidas seda elatusmiinimumi arvutada, mis valemitega ja kas sellest töötasust, mis su töötaja saab, tegelikult läheb midagi üldse kohtutäiturile. Sest enamasti ikkagi need palgad sellisel juhul on huvitaval kombel väiksed. Et ma ei hakka siin analüüsima, mis põhjustel, aga tegelikult tavaliselt on nende inimeste palgad väiksed, kes kohtutäituritega on tegemist teinud. Et nad ei ole huvitatud, et neil oleks suured palgad. Ütleme niipidi siis. Puhkuse tasu kohustus. Sul on 2 varianti. Kas sa paned puhkuse reservi arvestusse või siis igakuiselt mingid summad või siis sa ei kasuta puhkuse reservi. Enamasti mina tänapäeval ei kasuta puhkuse reservi, sest sa kunagi ei tea, mis elu toob, kui kaua töötaja on ja nii edasi, et ei ole nagu mõistlik. Nii, ja nüüd tuleb hunnik käibemaksu kohustusi. Need on ka sellised asjad, mis
on ikkagi alati korraks kasutuses, eriti müügisisend, käibemaks ja nii edasi, sealt edasi tuleb. Et need saldod peavad lõpus olema, aasta lõpus sul nullis. Ta peab olema, need peavad nullis olema, välja arvatud siis tasumisele kuuluv käibemaks. Teised asjad peavad aasta lõpus ikkagi nullis olema. Käibemaksu teema on järgmine loeng. See on siuke vahva teema. Et nüüd tulevad eraldi siis tööjõuga seotud maksud. Sotsiaalmaks. Sotsiaalmaks on ka erisoodustusega seotud. Tulumaks, töötuskindlustus, kogumispension, ettevõtte tulumaksuvõlg, erisoodustuse tulumaksuvõlg. Et nagu te näete, erisoodustuse tulumaks on natukene eraldi kui sotsiaalmaks, aga nii on. Maamaks, aktsiisimaks ja muud maksud. Et need on jälle kohustusena alati võetakse ülesse ja siis, kui kas või 9 päevaks ja siis, kui see kohustus kaob, siis liigutatakse see summa kuskile mujale. Kas kulusse? Enamasti ikkagi kulusse. Kohustusest tekib kulu. Enamasti. Maksudelt arvestatud intressivõlg on ka selline, et sa arvestad selle võla ära, ehk siis sul on nagu hetkeks kohustus üleval maksuameti ees, aga sa koheselt ka enamasti maksad, mis tähendab seda, et ta liigub kuluks. Et kohustused on hästi palju seotud selliste nagu vaheliigutustega raamatupidamises, et asjad klapiks. Et raamatupidamise süsteemi võlu toimiks. Sellepärast on kohustustes väga palju selliseid kontosid, kus tundub nagu, et asjad tõstetakse ühest pajast teise. Debetist kreeditisse, kreeditist debetisse. Aga tegelikult seal on sügavam sisu taga, et muidu see süsteem ei toimiks, kui ei ole kohustuses neid vahekontosid. Et ja oluline ongi vahet teha arvestuslikul kohustusel ja siis, kui arvestuslik kohustus muutub reaalselt kuluks, siis liigub see kohustuse kontolt ära kuludesse. Kõlas vast loogiliselt. Nii, dividendivõlg on täpselt samamoodi arvestuslik, siis kui ta on sul, teed osaniku otsuse juurde, siis panedki dividendi ja välja maksmata dividendite arvestad ka tulumaksu. Võlgnevus aruandvale isikule on siis see, millest ma olen väga palju rääkinud. Ma usun, et te nüüd une pealt juba teate, kes see aruandev isik on. Enamasti teie ise. Ja siin on ka deklareerimata töötus need maksud, need ongi need nii-öelda viitvõlad, mis tuleneb sellest, lähevad kasutusse siis, kui su palgapäev ei ole sama kuu lõpus, vaid järgmise kuu alguses, nagu enamustel on. Ja saadud ostjatelt saadud ettemaksed on kohustus, sellepärast, et sinul on kohustus see raha neile tagasi anda. Kui tarnijatelt saadud ettemaksed on nõue, et sina oled neile liiga palju raha andnud, siis ostjatelt saadud ettemaksed on sinu kohustus neile raha tagasi anda, kes ostjad on sulle liiga palju maksnud kogemata või kuidas. Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kohustus ja lühiajalised eraldised. Et siin ongi mõeldud siis sihtfinantseeringut kohustusena, et siia sa paned hetkeks nad ülesse, seni kuni su kõik kulutused on tehtud, et sa saaksid kanda vahetult enne aruande esitamist tuludesse selle sihtfinantseeringu. Võimalikult keeruliselt on ju. Nii, ja nüüd pikaajalised pangalaenud, pikaajalised laenuomanikult, pikaajalised kapitalirendi osad ja nii edasi pikaajalised asjad. Ehk siis kõik, mis on üle aasta toimivad asjad, on ju, lähevad siia. Nüüd kohustuste osa meil saigi otsa. Et ja edasi tuleb siis passiva teine pool ehk siis omakapital
ja kasumiga seotud osad. Et vaatame nüüd rahulikult, mis see osakapital nimiväärtuses on või aktsiakapital nimiväärtuses. Sa saad ainult ühte valida. Kui sa oled osaühing, siis sa valid osakapitali, kui sa oled aktsiaselts, siis sa valid aktsiakapitali. Osaühingul ei saa olla aktsiakapitali. Nii. Siis võtame siis osakapitali nimiväärtuses, mis see endast kujutab. See on siis ettevõtte netovara ehk siis varad miinus kõik kohustised või kohustused. See on lihtsalt mõiste erinevus. Mingi hetk tuli raamatupidamisse kohustuse asemel kohustised, et põhimõtteliselt seal nagu sisu erinevust väga palju ei ole. Ja omakapital ongi siis omanike ehk osanike sissemaksed, millele on lisatud teenitud kasum ja mida on vähendatud teenitud kahjumiga ja vähendatud ka tehtud väljamaksetega omanikele. Omakapital peab alati positiivne olema. Erand on siis, kui sul ei ole sissemakse tehtud, see 2500, siis võib olla sul omakapital negatiivne. Aga muidu ta peab olema alati positiivne. Ja kui sa teed omakapitali sissemaksed ära, siis sul on õigus see ka maksuvabalt tagasi saada, juhul kui sa oled need ära deklareerinud. Ja deklareerimiseks ongi enamasti DST, millest me räägime järgmine kord. See deklareerimise kohustus tuli nüüd vist aasta tagasi. Enne seda minu teada nii pingsalt ei jälgitud, nii et on mõistlik see kohustus ära täita. Mis siis veel? Et ongi see 2500 eurot on ju see. Ja alguses sa panedki siis registreerimata osakapitali näiteks ka on ju sisse. Millest me räägime veel on võib-olla ülekurss. Registreerimata osakapital või aktsiakapital on ka siis see 2500 alguses on ju. Et sa panedki siis osakapital nimiväärtuses 2500, registreerimata osakapital miinus 2500. Ilma seletada ei luba sul majandusaasta aruannet esimest ära kinnitada. Ülekurss on siis ehk ACIO. See on niisugune erisus tütar ja sidusettevõtjate puhul ka nagu põhiliselt tuleb mängu. Ja see tegelikult näiteks mul üks klient on, et nende osakapitali sissemaksed olid mitterahalised. Tegemist on siis sellise ettevõtte osaühinguga, kus mõlemad osanikud on juriidilised isikud ehk siis ettevõtted. Üks ettevõte andis ühe kinnistu, teine ettevõte ühe masina. Ja osakapital iseenesest on 2500 neil, aga kuna need kinnistu ja need masinad olid nii suure väärtusega, siis on nad üle kursina kajastatud juba bilanssis notari poolt asutamise hetkel. Ehk siis ta on tegelikult nagu sihuke tagatis, et juhul kui ettevõttel on raskusi, siis tal on võimalik sealt üle kursist võtta endale nagu osakapitali. Aga tavaliselt ma eeldan teie juhul sellist asja ei juhtu. Vanast ajast on sees ka kohustuslik reservkapital, enam põhikiri seda ette ei näe, äriregistri automaatne põhikiri, aga vanasti oli, et 10% osakapitalist peab olema reservkapital. Nii igaks juhuks, nagu pankadel on mingi tagatis nii-öelda kullavaruna, siis ettevõtetel on siis kohustuslik reservkapital ehk siis antud juhul enamasti 250 eurot, mis olgem ausad, oma nagu summa poole pealt ei päästa väga mitte midagi. Et sellepärast ma arvan ka on äriregistri standard põhikirja formaadist välja lausa jäetud. Aga sul peab ta olema siis olemas, kui
põhikirjas on kirjas, et see peab olema. Ega ettevõtte tegevuse aluseks on ka põhikiri, ega seda niisama ei koostata ja siis peab olema. Vaata, siin tuli see, ma ütlesingi, et midagi oli nagu selle osakapitali sissemaksega mul valesti, et registreerimata, ma pean vaatama üle, sisse maksmata osakapital on see -2500 ja siis sa pead panema hoopis sinna üles registreerimata osakapital, nimiväärtus jätab praegu lahtiseks. Nii, eelmiste perioodide jaotamata kasum on siis selline asi, kus kogunevadki need kõik rahad, mis sa teenid aastate jooksul kokku. Ja kui eelmistest perioodidest sa saad ka dividende määrata endale kasumi arvelt, on ju. Et see on nagu siuke ettevõttes, tavaliselt ta istub see raha kuskil kassas või siis pangakontol reaalselt. Et see on nagu jaotamata kasum, nagu nimigi ütleb. Ja reaalselt siis see tähendabki seda, et seda võib kasutada siis reinvesteerimiseks, maksuvabalt täiesti, või siis dividendina väljamakseks, mis tähendab tulumaksu. Miks vahepeal tekkis selline olukord, et ettevõttel oli hullult suur kassa ja reaalselt kassas raha ei olnud ja hästi suur eelmiste perioodide jaotamata kasum? See ongi sellest, et inimesed otsustasid, et teeks nii, et ei hakka mingeid makse maksma, et ma tahaks seda raha ikkagi kasutada ettevõttes ja sellepärast see kassajääk kogu aeg tõusiski. Et tegelikult, kui sul on kasum, siis sa pead sellega dividendina õnneks ka mõistlik mingi hetk väljamakse endale teha. Või kui sa tõesti kogud seda raha ja teed mingi suurema investeeringu. Et see on juhi enda otsustada, aga lihtsalt niisama nagu kassasse raha välja võtta, see ei ole nagu väga mõistlik tegevus. Et see on nagu, võib käsitleda kui varjatud töötasuna või hüvena. Ja aruande aasta kasum või kahjum. Esimestel aastatel, 2 aastal öeldakse, et võib olla kahjum, edasi ikkagi võiks olla kasum. Ja siin tulebki mängu see kaunis süsteem kasumi aruandega või tulemi aruandega, kuidas näiteks MTÜs nimetatakse tulemi aruandeks seda, mitte tulundusühingus, et siia tulebki see sisse. Kasumi aruannete tulem tuleb siia sisse, bilanssi. Et see tõmbabki selle kõik asja meil nagu tervikuks. Kokku need 2 aruannet. Kui sa oled väike ettevõte, ehk siis sul on 2 osanikku näiteks või müügitulu on suurem ja siis töötajate arv on ka väga suur, siis sa pead lisaks bilansile ja kasumi aruandele tegema ka rahavoogude ja netovara muutuste aruande. Mis täpselt samamoodi rahavoogude aruanne ütleb nagu nimigi, et näitab, kuidas aasta jooksul on rahavood liikunud, kust on tulnud juurde, kust on tulnud maha läinud raha ära. Et ta seob kokku bilanssi ja kasumi aruande natukene teise nurga alt. Et ta on suhteliselt keeruline raamatupidajate jaoks ka on isegi rahavoogude aruanne siuke nagu müstiline. Kui ma olen praktikante juhendanud siin, siis nende jaoks on see täiesti hoomamata teema. Isegi mina Maaülikoolis magistriõppes ja me nägime terve kursusega vaeva, et rahavoogude aruanne saada klappima. See kuidagi see loogika on nagu, õppejõud seletab, on kõik ilus ja tore ja reaalselt need numbrid ei lähe klappima. Seda peab nagu, ta koosneb 2 osast. Et üks on siis see rahade liikumine ja teine on see, et milline raha kontol perioodi alguses seis ja perioodi lõpus ja see vahe. See peab klappima nende rahavoogude liikumisega sul bilansis. Ühesõnaga jah, et õnneks mikroettevõtetel enam seda kohustust ei ole, see klappima saada seal ja saavad kergemalt lihtsustatud majandusaasta aruanded. Kui on vaja väikeettevõtjana vaeva näha rahavoogude aruandega, siis
kirjuta mulle, et ma oskan seda teha. Nüüdseks on juba selgeks saanud see. Aga seletada on kuidagi väga keeruline seda. Ja netovarade muutuste aruanne on veel lihtsam, et seal on lihtsalt, et sa peadki need aruandva aasta kasumid ja eelmiste perioodide kasumid nii-öelda kirja panema lihtsalt. Et nii on. Ja ettevõtjate puhul, väikeettevõtjate puhul on ka kohustus tegevusaruanne ja arvestuspõhimõtted. Arvestuspõhimõtted on lihtsalt nagu sihuke sise-eeskirjast kopeeritud tekst, kuidas sa midagi teed. Üldiselt, mis piirmäärad näiteks on ja nii edasi, et kuidas kulusid kajastad ja sihuke nagu raamatupidamislikult sihuke keeruline teoreetiline tekst tavaliselt. Ja üldiselt see ei ole nagu, mul on nagu põhimõtteliselt klientidel kõigil see üks ja sama. Et ta ei ole nii-öelda personaalne kliendile. Ja tegevusaruanne, mis mikrodel jälle ei ole kohustus, aga väikestel on, võtabki siis teksti formaadis kokku ja mittetulundusühingutel on ka kõik see. Et võtab see jutuna kokku selle, mida sa teinud oled, mis tulevikuplaanis on, mis sinu need suhtarvud võid lisada sinna. Näiteks, et milline su kasumi rentaablus oli või et neid saad lisada sinna tegevusaruandesse juurde. Mittetulundusühingute puhul neid ei ole mõistlik lisada. Need ei anna midagi. Ja töötajate ülevaade ja nii edasi. Mittetulundusühingu puhul see tegevusaruanne on rohkem nagu sihuke tegevustest ülevaade. Osa ühingute puhul ta on sihuke rohkem arvulisem. Et selle ma tavaliselt palun ettevõtte juhtidel ise ära teha. Et see on nende panus majandusaasta aruandesse. Seepärast, et mina ei tea nende ettevõtte plaane ja sihte ja tuleviku mõtteid, siis nad kirjutavad selle tegevusaruandesse. Mikrode puhul seda kohustust enam ei ole. Ja viimane osa siis on kasumi või kahjumi jaotamise otsus ja ettepanek. Et see on nagu peale seda, kui tehakse allkiri pannakse ära majandusaasta aruandele digitaalselt. Seal majandusaasta aruande esitamine käib täpselt samamoodi ettevõtja portaalis. Sealt, kus te asutasite oma ettevõtte, seal üleval on majandusaasta aruanded ja sealt saad kõik asjad nagu ta juhendab sind ise edasi. Ja kui on kõik majandusaasta aruanne sinna sisestatud, siis ongi vaja juhatuse liikme allkirja sinna. Kui allkiri on olemas, siis enne kui saab äriregistrisse ära esitada majandusaasta aruande, siis on vaja teha kasumi või kahjumi jaotamise ettepanek ja otsus. Ja enamasti, kui ei maksta dividende, siis ongi see põhimõtteliselt nulliring. Ehk siis eelmiste perioodide jaotamata kasum suureneb aruande aasta kasumi võrra või siis väheneb, kui on kahjum. Et oleneb, mis sul on, kas on kasum või kahjum. Et siis seal nagu väga palju mõtlemist ei ole. Ja kui see on tehtud, siis saabki äriregistrisse majandusaasta aruande ära esitada. Nii, kuidas tundub? Raamatupidamise teooria selge. Nüüd võime maksude juurde minna või? Vahva käibemaksu ja siis TSD ehk siis tulumaksu sotsiaalmaksu deklaratsioon. See on vist pikem nimi, tulumaksuga ja sotsiaalmaksustatava väljamaksete deklaratsioon vist on niimoodi. Aga rahvakeeles kogu aeg on TSD, et ma tuletan isegi meelde, et mis see pikk nimi on, et üldiselt kasutatakse TSD. Aga selge, te olete väga vaprad. Uskuge mind. Ma loodan, et on ka põnev olnud, sest minu jaoks on see teema sihuke põnev teema, aga ma aiman, et tegelikult enamus inimeste jaoks ei ole nii põnev teema, et neid nii väga ei huvita, mis ülekurss või ATSO tähendab, on ja. Et te olete väga tublid, et siiamaani olete vastu pidanud, kuulanud ilusti ära ja ma loodan, et praktilise poole pealt te saate kindlasti nüüd need 2 järgmist plokki, pluss siis see vahepeal oli see
algdokumendi plokk ja kulude plokk hästi praktilised, et sealt saate kindlasti nagu pärast ettevõtjana kohe sealt igasugust infot ja väga väärtuslikku infot, mille eest inimesed maksavad päris palju raha, et seda infot saada. Et kuidas makse optimeerida ja mis on piirmäärad ja nii edasi. Et nüüd on teil see info olemas. Te saate siis vastavalt sellele korraldada oma raamatupidamist. Aga kohtume juba siis käibemaksuplokis. Et käsitlen selle ikkagi ära, sellepärast et äkki teil ikkagi on vaja olla käibemaksukohuslane ja kohustuslane on pikk sõna tegelikult. Et siis on teil mingi eelinfo olemas vähemalt ja saate aru, mis see käibemaks, mis loom see on. Noh, selle kohta on nii palju küsimusi ja mul kliendid, kes on käibemaksukohustuslased juba aastaid, ikka nad ei saa aru, miks nad nii palju riigile käibemaksu peavad maksma. Aga nii on. Nii et kohtumiseni käibemaksuplokis ja vaatame, kui palju teie peate käibemaksu riigile maksma või riik maksab hoopis teile käibemaksu. Tšau!